Tere tulemast kuulama Off the Record podcasti järjekordset osa. Ja kuna viimane kord need meie heade kuulajate küsimused ja siis koos meie vastustega oli nii menukas episood, siis mõtlesime, et teeme veel. Kuna meil neid küsimusi on saadetud veel, siis anname omalt poolt parima, et täna veel 2 tükki ära vastata. Ja võib-olla esimeseks küsimuseks siis võtaksime sellise, kuidas algusest minema investeerimise teekonnal. Et kuulaja on küsinud siis, et kuidas peaks alustav investor, kel pole suurt algkapitali üldse mõtlema. Et kuidas peaks seda siis algkapitali koguma üldse hakkama ja kuidas see suur lumepall või tuleviku suur lumepall veerema saada. Mis teie sellised kuldsed mõtted on siis siin nigihaljad investeerimis- või personaalse rahanduse ideed? Ega alguses võib-olla ongi raske, kui ei ole kohe neid suuri summasid, sul ei ole võib-olla nii suurt seda eduelamust, aga ma mõtlen, et kui mina alustasin investeerimisega, siis ma suutsin endale kõrvale panna vist mingi 10 000 eurot olin kõrvale pannud ja siis hakkasin seda vaikselt investeerima ja minu esimene sammud olid Mintoses, kus ma esimesed kuudel olidki mingi 2 eurot ja mingi 1,5 eurot ja mingi sihuke, aga tegelikult isegi kui need summad ei olnud väga suured, siis see vähemalt näitas, et midagi on võimalik ka passiivselt teenida. Oota, Ja et sul oli 10 000 eurot ja siis kas sa panid kõik selle siis sinna Mintosesse või? suht jah, ma jätsin nagu mingi meelerahufondi jätsin ka endale, aga siis ma vaikselt hakkasin järjest rohkem sinna Mintosesse raha nagu juurde panema, et tundus, et on turvaline ja töötas, et ma enne seda olin lugenud hästi palju mingeid erinevaid foorumeid ja raamatuid ja asju ja tegin aasta aega põhimõtteliselt kuiva trenni, aga ega enne päriselt ei saa asjast aru, kui sa reaalselt ei tee seda rahaülekannet ja ei pane reaalselt enda raha kuskile mängu. Aga kus Et sul see 10 000 eurot üldse tekkis? Et see on ka vist see küsimuse osa on, et kuidas üldse peaks mõtlema, et ta küsis siin seda ka, et äkki peaks väike laenu võtma, et see investeerimist suunata, et ju siis ei ole ka seda 10 000 eurot alguses. no ma väikelaenu kindlasti ei võtaks, et või kui sa oled tõesti väga hea investor on ju ja suudad sellest suuremat tootlust teha, et siis võib-olla võiks ju mõelda selle peale, aga Kui sa üldjoones pigem alustad, ütleks ei. Yeah. kui sa Et, alustad, siis sa ei saa olla hea investor, sest et sul ei ole ju kogemust. yeah. Et ma olin Austraalias pildistamas 2 aastat ja siis ma panin raha kõrvale ja ma olen pigem terve elu olnud sihuke hästi kokkuhoidlik ja säästlik ja hoidnud seda raha nagu kõrvale pannes, kui et kulutades. Ja mis me ka Taaviga investeerimisfestivalil oleme rääkinud, et tegelikult võib-olla kõige olulisem ei olegi see säästmine, vaid oma sissetulekute suurendamine, et leida neid lisatulu mingeid allikaid, mille abil sa saaksid siis kõrvale seda raha vaikselt hakata panema. Liisi, kuidas sul see algus välja nägi? Ma just nagu kuulasin ja mõtlesin, et Jake on nagu selline tubli õpiku näide, et kõigepealt õppis nagu teooria ära ja siis kogus raha ja hakkas seda praktikasse panema, et mul natukene tekkis selline tunne, et ma ei ole üldse eesrindlik siin. No aga räägi, Vastupidi. kuidas siis tänavatel asjad käisid? Ei, tegelikult minu loogika oli siis nagu selline, et ma ei mõelnud üldse nagu mingi meelerahufondi peale ja täiesti ausalt, enne kui nagu endal ei olnud valusat kogemust, siis nagu null, ei olnud mingit meelerahufondi kellelgi vaja. Noor tudeng, palju sul ikka mingisuguseid vajadusi on ju, kui autole jaksad natuke kütust osta ja saad lõunasöögi endal ära katta, et noh, siis nagu käis kah, on ju. Ja mis mina tegin, oli siis see, et ma läksin, kui ma sain esimese töökoha, siis enam-vähem esimesest palgast nagu kohe tuli aktsiaid hakata ostma ja see, et kuidagi mõelda, et mis siis saab, kui homme tuleb mingi suur arve kusagil, et see nagu täiesti ausalt ei käinud mul mitte kordagi nagu peast läbi. Ja see investeerimine pigem minu puhul nägigi välja nagu nii, et kui palk tuli, siis järelikult raha oli, tuli kohe kõik ruttu nagu ära paigutada ja siis vaatame hiljem, mis nagu edasi saab. Ja siis, kui ühe korra siis jõudis kätte selline valus laksakas, et oligi nagu vaja suuremat summat kuhugile siis mujale panna, mitte investeerimisse, et siis oli ikka nagu valus küll ja ma mäletan ka seda momenti, kus ma pidingi oma ema käest küsima, et kuule, et ole hea, et laena mulle 20 eurot, et ei ole piinlik, aga kuu lõpp on ja mul ei ole millegi eest süüa osta. Ja see tunne oli nii halb,
nii nagu endal oli nii nõme olla ja siis nagu selle järgselt natuke saigi nagu see otsus vastu võetud, et kui ma muidu kirjutasin ka üles, palju mul mingite asjade peale nagu raha kulus, et noh, lõunasöök maksis nii palju või autokütuse peale läks naa palju, et siis peale seda oli nagu hästi kuidagi kindel, et ei, nüüd tuleb hakata nagu korralikult jälgima, et kui ma tahan, et mul oleks mingi meelerahu ka ja siis ma tahan, et mul oleksid investeeringud, siis järelikult tuleb teada enam-vähem euro täpsusega, kuhu nagu mingisugune raha läheb. Ja siis ma tean täpselt, kui palju ma investeerida saan ja kusjuures siis alati nagu tekkis seda raha kuidagi nagu rohkem, et kui ma jälgisin, siis jäi rohkem nagu investeerimiseks üle. Aga ma ütlen, mina alustasin siis, kui ma olin tudeng, mul ei olnud üldse nagu mingeid kulusid, ma elasin kodus vanemate juures. Ma ei tea, mingid riided eriti ka polnud vaja osta, et mul oli kuidagi nii põnev oli investeerimisega hoopis tegeleda, et mul ei olnud nagu neid kulusid, aga ma pean ikkagi nagu rõhutama, et mind kohutavalt aitas see nagu tulude-kulude pidamise tabel. Et sealt nagu tuli see info, et palju ma siis nagu jaksaks nagu kõrvale panna. Aga Marko, sul on raudselt mingi kolmas tee? ei, vist ei ole kolmas, suhteliselt üsna sarnane, et ma või noh, kahe kombinatsioon äkki isegi või. Et ma No ikka hakkasin, kolmas tee siis. nojah, võib-olla siis kolmas, et igastahes ma hakkasin ka nagu noh, mingi hetk huvi tundma teema vastu ja siis üks osa oli see, et ma proovisin ennast harida nagu erinevatel teemadel ja muidugi selle osas, kui sa hakkad internetis ennast harima, siis on oht, et kuhu sa ikka välja jõuad. Et siis sa jõuad ikka kuhugile binaaroptsioonideni või kuhugile sinna. Noh, et siis lõpuks ju see internetimaailm on nagu selline, et ikka jõuad mingi skämmi otsa nagu. Õnneks ma nagu lugesin selle kohta ja see tundus nagu noh, suht kiiresti ära valideeritud, et võib-olla neid asju tegema päris ei hakka. Aga ma tükk aega proovisin aru saada, et mis asi see binaaroptsioon siis on, et kui sa panustad nagu ainult suuna liikumise peale, aga mingit alusvara ei oma. Et õnneks ma seda teed nagu ei läinud, aga igastahes pisik oli nagu tekkinud, et kuhugile võiks nagu investeerida ja siis tekkis see küsimus, et okei, et see pisik on olemas, aga mida siis investeerida lõpuks et kus see raha tuleb ja siis ma hakkasin ka suhteliselt piinliku täpsusega neid kulusid ja tulusid üles kirjutama. No et sest, et seda raha oli ikkagi nagu suhteliselt vähe, nagu ikkagi nii vähe, et noh, 100 eurot kuus ei investeerinud. Et ikkagi pigem nagu alla selle, et siis oli väga suur vahe, et kas sa suudad nagu noh, kui su kogu sissetulek on võib-olla 300-400 eurot, et siis kui suudad investeerida sellest 80 eurot versus ma ei tea, 140, siis protsentuaalselt on väga suur vahe juba sissetulekust, et siis ma hakkasin jälgima hästi palju ja võib-olla nagu mõelda selle peale niimoodi, et see muidu eelarvet tehes proovid kuluallikaid siis jälgida ja kulusid vähendada. Aga siis lisasin endale üheks kuluallikaks juurde investeerimine. Noh, see on ka ju, raha läheb ju sisuliselt taskust välja. Siis ma proovisin kõiki teisi kuluallikaid vähendada, et sinna ühte kuluallikasse hästi palju nagu rohkem raha saada, juurde panna. Ja nii see motivatsiooni pealt läks, et ma arvan, et see motiveeris väga palju ka seda noh, kulust kokku hoidma, aga samas ka sissetulekuid juurde teenima. Sest et noh, seda valemit on võimalik mõlemalt poolt pingutada. Et ühelt poolt proovid nagu teisi kulusid nagu ära jätta ebamõistlikke ja et siis ma tegingi väga noh, kõik võimalikud asjad jätsin nagu ära ikkagi, et kui väljas söömise jätsin täiesti ära, sõpradega läksime välja, siis mina tellisin kraanivee ütlesin, et kodus sain enda nagu kanafilee ja riisi nagu ära, et seda juhtus nagu päris mitmeid kordi. Siis sain aru, et noorena, kui tahad väljas pidutsemas käia, et siis alkoholi peale kulus omajagu nagu raha ja ega see mingist muust asjast ka kasulik ei ole. Et siis jätsin nagu selle täiesti ära. Transpordi osas muidugi hästi palju ka rattaga ja ühistranspordiga. Nii et no selline hästi samm-sammult ja baasi pealt nagu minek, et mulle nagu endale on see kõige rohkem kõnetanud. Et noh, see on ainuke asi, mida sa kontrollida saad ise. Et mingi suurt võitu sa nagu ette ei näe kunagi või sa ei suuda neid asju nagu realiseerida niimoodi. Et siis aga pigem... kas sul mingi hetk ei tekkinud seda mõtet, et peaks nagu sissetulekuid hoopis suurendama, kui et optimeerida seda kulutust nagu maksimaalselt? Ja ma ei ole tegelikult, kui nüüd rääkida sellest, ma ei ole sellest nagu sisuliselt aru saanud, mida inimesed selle all nagu väga ütlevad või noh, et ma nõustun kokkuvõttes sellega, aga mulle ei meeldi see viis, kuidas seda räägitakse, et kõik räägivad ära kuludele üldse nagu rõhku pane, et tegeleme ainult sissetulekute nagu suurendamisega.
et mulle nagu ei meeldi see kahe asja pärast. Üks on see, et eelarve pidamine on nagu suhteliselt lihtne, et kui sa nagu kulud hoiad kontrolli all, ega sa nagu igapäevaselt ei pane nagu meeletut rõhku kulude kontrolli all hoidmise peale. Et sa teed selle nagu, saad selle harjumuse sisse, saad selle rütmi kätte, saad teada, mis su kulud on, kus seda vähendada saab ja seda harjutust teed sa nagu noh, kalibreerid võib-olla kord kuus või nagu niimoodi. Ja niikuinii sul ju ülejäänud kõik aeg, mis sa nagu tööl oled, sa panustad sissetulekut suurendamise peale. Et nagu inimesed arvavad, et nagu see on üks või teine, et et mõned inimesed ei keskendu sissetulekut suurendamise peale, vaid 12 tundi päevas mõtlevad, kuidas kulusid vähendada. No tegelikult reaalsuses, olgem ausad, see ei ole nii, nagu sa kirjutad oma kulud üles ja kord kuus vaatad üle ja mõtled, et kust kohast nagu, millist asjad ära jätta. Et sellepärast ma ütlen, et neid saab mõlemat nagu väga edukalt koos teha. Need tegeledki kulude vähendamisega niimoodi, et sul on süsteem paigas, vaatad kord kuus nagu üle ja kõik muu aeg, mis sul on, mis sa tööl veedad ja üldse nagu panustad, saad niikuinii tegeled just sissetulekut suurendamise peale, kui sa vähegi tahad nagu. ja ma olen nagu väga nõus, et suur sissetulek ise ju tegelikult ei tähenda seda, et sa automaatselt suudad nagu metsikult palju investeerida, et omal ajal Rahandusministeeriumis töötades sai kokku puututud võlanõustajatega ja nende lood nagu selle kohta, kuidas inimesel on nagu mitmekordne Eesti keskmine palk, et ta saab nagu kätte nagu 4000 eurot pluss ja ta ei suuda osta röösterit ilma järelmaksu võtmata, sest et tal lihtsalt ei ole raha. Noh, siis nagu mõtledki, et mis asja, mis Eestis me elame, on ja kuidas see võimalik on. Aga see on võimalik sellepärast, et võib-olla see, kes seda suurt palka teenib, et tal ei olegi nagu mingisugust harjumust investeerida või jälgida, kuhu see raha siis läheb ja siis ei ole ju kokkuvõttes vahet, kas sa teenid 1000 eurot, raiskad kõik ära, teenid 4000 ja raiskad kõik ära või 10 000 raiskad kõik ära, kui sul ei jää sealt mitte midagi alles, et noh, siis ei ole siin nagu mingit rahatarkust, et jah, okei, sissetulekud on suured, aga tegelikult kulude üle mingit kontrolli ei oma. Ma arvan, et distsipliini mõttes on oluline see kulud otsa enne korda teha, kui sissetulekut suurendama hakata, sest vastupidi, sa ei saa tagasi minna elustiilis nagu. Et paljud, kes on läinud nagu sissetulekut suurendamise teed enne, siis hakanud hiljem nagu kulusid vähendama, et siis sa tegeledki nende väga suurte kuluallikate vähendamisega, mida on väga raske teha nagu. Noh, me kõik teame ju, et kui sa oled kolinud, ma ei teagi, ühetoalisest korterist kolmetoalisesse on väga raske ühesesse tagasi minna, et see toimib samamoodi ükstapuha, mis asja, kui sa lubad endale iga päev, tellid sushit koju nagu ja siis lõpuks hakkad kana ja riisi küpsetama, et väga raske on nagu tagasi minna. Ja ma arvan ka, et meie võib-olla puhul, meie kõigi puhul tegelikult mängis väga tugevat rolli see, et me alustasime ikkagi võrdlemisi nagu noorelt ja noorena sul ei ole tegelikult nagu väga selliseid mugavusmustreid nagu jõudnud veel välja kujuneda, et mul on mingid sõbrad, kes räägivad, et Liisi oli ikka see, kes tuli ja magas diivani peal, sellepärast et ta ei tahtnud kuhugi, ma ei tea, majutuse eest maksta, et ta siis niimoodi couchsurfis igal pool on ju. Ja ma olen seda päris couchsurfingut olen ka teinud mingites välisriikides mingite jumala võõraste inimeste juures, sest et come on, majutus oli kallis nagu, aga sööma pidi. Noh, kulutame siis raha söömise peale, ma ei tea, elamuste peale, aga mitte selle peale, et kusagil ööbida, et noh, siis couchsurfisid. Et kui sul need ootused on nagu madalad, siis sa nagu mõnes mõttes nagu juurutad mingid mustrid nagu endale sisse, mis nagu kuidagi tulevikus tulevad sulle nii palju kasuks, et kui sa oled noh, ma ei taha nagu kellelegi liiga teha, et iga hetk alustamiseks on hea, aga kui sa oled 40, sul on 2 last ja siis sa pead hakkama nagu mõtlema, et kuidas igalt poolt nagu kokku tõmmata, eluase väiksema vastu välja vahetada, peres nagu teine auto ära kaotada. Ma ei kujuta ette, hobidele nagu 0 eurot ja jätta veel alkohol ja kohvi tarbimine ka samal hetkel maha, et noh. Autot on iseenesest suht lihtne ära kaotada, jätad võtmed ette kuhugile, jätad kuhugi parkimisplatsi peale. aga just see efekt, et sa suudaks oma eluga ka toime tulla, kui sul nüüd on 1 auto vähem, et mul on endal see kogemus, et me vahetasime paar aastat tagasi, vahetasime auto välja, aga me ei julgenud autot maha müüa enne, kui uus auto oli nagu kohal. Ja juhtus see, et mingisugune periood, siis ma ei tea, mingi kuu-2 oli meil 2 autot ja kui mugav see oli nagu mingi, sa võta 1 auto ja 1 lapsed, ma võtan teise auto ja teised lapsed ja kuidas me siin, sina sõida ühte Eesti otsa, mina sõida teise Eesti otsa, vau, nii tore. Ja siis ma ütlesin, oota, stopp, kuule, me hakkame nagu juba libisema mingit rajalt kõrval, ruttu müüs teine auto maha ära, et ei, nii ei lähe. Sorry, Jake, ma sõitsin sulle sisse, mis sa tahtsid öelda? Ei, see oli väga tore. Ma mõtlen, ma ise olen ka couchsurfingut kasutanud, et eks need ongi need säästunipid. Aga ma tahtsin uurida, et kuna me kõik oleme noorena alustanud, et kuidas või mis tegusid te teinud olete, et enda sissetulekuid suurendada? No, tuleb teil midagi meelde, mis te tol ajal tegite? Ei,
ma olen vist suht palju kirjutanud ka aga võin uuesti mainida, et ma olen igasugust nagu lihttöid hästi palju teinud. Et proovinud ikkagi nagu kasvõi varaliselt oli ka vist vanemate toel nagu mingit lisataskuraha teenida nagu. Et alates väga noorena, aga noh, see oli täpselt sellised asjad, mis vanemad suutsid nagu välja mõelda sulle, et sa saaksid teha, aga ise nagu ja mingi ehitusabitöid, mingit kraavi kaevanud, müürsepale kive vedanud, mingi kivivilla katuse all pannud, pahteldanud, kipseinu pannud, nõusid pesnud restoranis, ettekandja olnud, et lume rookimine mingi hommikul kella 5 aega või 6 aega enne kooli, kus pidi veel põhimõtteliselt rattaga kohale minema, sest et väga auto peale ei saanud raha kulutada, et siis lähed selle -15-ga mingi suure lumega kuskilt rattaga, et mingid kõikvõimalikud asjad nagu, et mul küll absoluutselt mingit vale häbi ei olnud, et ei võiks nagu teha tööd, et pigem oligi see, et motivatsioon oli ees, et tuleb seda esiteks ennast ära toita ja teiseks kui on veel see investeerimishuvi ka, siis nagu see on ka nuhtlus kaelas on ja sinna tuleb ka veel raha leida. kõik, mis nagu lisa sisse tuli, siis kõik läks portfelli. No alguses läks elamisse ikkagi, et noh, mingi hetk ma pidin lihtsalt nagu jah, oma eluaseme eest nagu elamise eest ära maksma, et saaks söödud ja kõiki asju tehtud, et siis läks sinna, aga kohe, kui hakkas nagu nupp nokkima või hakkas rohkem veidi üle jääma. Ma ütleks, et kohe, kui ma sain ühe esimesele stabiilsele nagu praktikale või tööle, kus on see regulaarne nagu sissetulek, siis hakkas nagu kohe üle ka jääma, et siis hakkasin investeerima. Ja noh, ma võin lihtsalt, et ma tegin täiskohaga kooli kõrvalt, tegin ka täiskohaga tööd mitu aastat, et võib-olla see on see alustava investori küsimus, kes on noor ka veel. Et on ka teised rabelenud, et on võimalik. Ega tuleb jah. Minul oli sama, et see ikkagi nagu kooli kõrvalt nii kiiresti kui võimalik, et ikkagi täisajaga tööle minna. Ja ma mäletan, et kui ma läksin välismaale õppima ja rääkisin kõigile, et Eestis ma käin nagu 8-5 olen tööl ja siis 6-9 nagu ülikoolis, siis kõik olid nagu mingi, ütle uuesti, oota, mis asja või oota, ja kas sa töötamise all mõtled nagu ikka seda, et sa oled a la kohvikus ettekandja? Ei, et mul nagu erialane töö, et ma ikkagi töötan nagu päriselt nagu istun arvutiekraani taga, teen nagu tähtsaid asju. Kõik oli mingi, no see ei ole võimalik, et nagu lihtsalt nende riikides, nende koduriikides sellist asja nagu kunagi ei tehta, et kui sa oled õpilane, sest punkt, sa oledki nagu õpilane ja sinu ainukene sissetulek oli siis ülikoolis lahendatud niiviisi ära, et vastavalt nagu sinu sellele nagu tasemele, et kui sa oled nagu päris rebane, et siis sa pidid ala nagu pühkima teed lehtedest puhtaks või midagi taolist tegema. Ja kui sa olid natuke kõrgem, siis sa said olla nagu mingi professori abi, aga kõik said nagu enam-vähem ühe kuuga mingit väikest taskuraha ja see oligi nagu ainuke sissetulek, mis nad üldse nagu suutsid välja mõelda, et kui ma küsisin, no sa ei ole mõelnud, et ma ei tea, läheks poole kohaga sinna samma, kohvikusse ettekandjaks tööle. Ei, mis asja, ma olen õpilane, see pole võimalik. Šeik, mis sul, räägi paar head lugu. Ega ma ise käisin samamoodi kooli kõrvalt, käisin töös, et ma olin, päeval olid on ju koolis või ülikoolis ja siis õhtuti käisin Hollywoodis, olin Jõhvikas, korjasin seal mingeid klaasi asju, mingeid sihukest asja. Vaata, räägi korraks, miks selle nimi Jõhvikas oli? Ma ei tea, seda kutsutakse Jõhvikaks, et sa oled siuke baari abi põhimõtteliselt. Ma kunagi kuulsin seda sõna, aga ma olin ära unustanud. Nüüd tuleb meelde, nii naljaks. Tegin seda, siis sai samamoodi ehitusel abitööline olla seal mingi proovida müüri laduda ja mingeid siukseid asju teha ja proovida müüri laduda, mis sellest müürist sai siis? No see oli nii, et esimene korrus oli valmis, siis teise korruse müürid tõsteti teise korruse peale ja siis me teise mingi sõbraga panime need plokid nagu siukseks kuubikuks, jätsime väikse vahe ja siis läksime ise sinna vahe sisse ja pikutasime seal, et seal oli siuke tunnipalk ja siis lihtsalt lasime leiba luusse, et ei olnud väga see ehitustöö nagu meie teema ikkagi, et väga kaua seal seda ei teinud. Aga lisaks sai ka mingit siukest pool, ma ei tea, ettevõtlus proovida, et tol ajal, ma ei mäleta, kas oli AliExpress oli siis juba olemas või oli mingisugune Hiina sait, kus ma tellisin mingit meigipalette ja siis ma püüdsin meigipalette maha müüa alguses mingitele salongidele ja siis lihtsalt mingi naistele nii-öelda, et näed, et siin on mingi väga palju mingeid erinevaid meiki asju ja
püüdsin sellega nagu lisaraha teenida ja mäletan, et keskkooli ajal ma käisin Rootsis mokatubakat toomas mingi suuremas koguses, siis müüsid Eesti või nagu Eestis müüsid maha, sest et siin oli see oluliselt kallim ja tegelikult ei tohtinud sihukest mingi müüki asja teha, siis iga kord vaatasid lihtsalt mingi nurga taha ja niimoodi, et keegi jälgiks ja mingi hakkasid mingi ise mõtlema endale peale, et keegi kuulab pealt sind ja keegi teab seda ja teed nagu mingit kriminaalset asja. Et mingeid siukseid tegevusi oled nagu terve elu teinud, et püüdnud mingit lisaraha tekitada mingitest asjadest. kasvõi ma ei tea, Facebook Marketplace'is flipid mingeid asju ja et mõte nagu kogu aeg jookseb, ega kui siin koroonaaeg oli ja pildistamised ära kukkusid, siis me olime, okei, davai, ma hakkan pokkerit mängima, mul on vaja kuidagi sissetulekuid tagasi saada, et proovin uueks Madis Müüriks hakata, noh. mm.. nojah, teame küll, kuidas see oleks võinud lõppeda. okei. oota, aga ma ikkagi tahan selle juurde veel öelda nagu selle mõtte ka, et siis, kui hakkas nagu, kui väga palju rahatarkuse edendajate hulgas hakati rääkima seda, et sa pead ikkagi sissetulekuid tõstma, et see on nagu ainukene viis või noh, kuidagi vahepeal mulle tundus, et see oli hästi nagu valdav oli nagu seesama mõtte jagamine, siis minuni jõudsid nagu läbi mingite koolituste või ka minu enda tuttavad jõudsid, kes olid nagu mingi Liisi, ma täiesti ahastusest nagu, et nagu kõik ütlevad, et ma pean tõstma oma sissetulekuid ja ma saan aru, see on nagu hea mõte, aga et noh, ma töötan juba nagu 9 tundi päevas, ma töötan startup'is 10 tundi päevas, mul on 2 väikest last, ma pean neile ka mingi aja leidma. Mehega ma läksin ammu juba lahku, et noh, see nagu, issand, mul ei ole aega sihukese asjaga tegeleda. Ma ei saa aru, nagu mida ma teen selle lisasissetulekuga, kust ma võtan seda aega, kust ma võtan seda energiat, ma ei jõua lisasissetulekuid tekitada. Ma olen mingi oota, kuule, rahu, et siin on nagu nii oluline konteksti küsimus, kui sa oled noor ja sa teenid, ma ei tea, 200 eurot kuus mingite juhutöödega, et siis on see koht, et mõtleme, kuidas sa saaksid oma sissetulekuid suurendada. Aga kui sa oled normaalse palgaga täiskasvanud inimene, kes niigi, ma ei tea, 8-10 tundi päevas üritab tööd teha, noh, ma üritan siin aru saada, kuidas 8 tundi päevas tööd teha. et ühesõnaga, ma olen veel teisel levelil. Nii et siis nagu natuke on see nagu konteksti küsimus ka, et me ei pea kõik tegelema mingi metsikute sissetulekute kasvatamisega, et võib-olla sa oled väga heas kohas, et ära siis nagu tegele sellega ja võib-olla sul on vaja mingi kulude muster nagu korra üle vaadata ja siis avastada, et näe, et kui ma teen nagu natukene teistmoodi liigutust, et siis ma suudan kuus hoida 100 eurot kokku ja ma saan selle juba ära investeerida, et noh, kõik on hästi. ja ma arvan nagu... ka, et see ei ole nagu, et sa pead kõik oma aja ära müüma nagu. et õhtul ka, et pere arvelt. Et päris oluline on nagu magada ka 8 tundi. Ei, ma arvan, et see mõte oleks umbes seal, et ikkagi nagu mõtle lihtsalt enese arendamise peale ka, et saad ka tööl kasutada mingeid võimalusi ära, kuidas lisakoolitusi teha, ennast nagu arendada, mingit kompetentsi juurde õppida, et alati omas olukorras leida see nurk üles, kuidas nagu enda kompetentsi kasutada, siis tuleb see sissetulek ka nagu järgi. ei, sa une ajal lähed patsiendiks uneuuringutele ja siis teed seal seda, saad ka raha selle eest ikka 24/7 tuleb ära optimeerida. ma arvan, et see nagu lühiajaliselt on nagu võib-olla võimalik, aga nagu mitte võib-olla väga pikas perspektiivis, et ikkagi normaalne toitumine, normaalne uni, need on nagu baasasjad tegelikult ja need peavad nagu ka paika jääma. Et ei ole mõtet nagu mingi kuidagi lühiajaliselt, et suunata nagu mingid tohutud ressursid, ei tea kuhu, et nagu ja siis hiljem tegeleda nagu tagajärgedega, mis võib nagu veel kallimaks osutuda, et sellel ei ole nagu ka mõtet. Aga jah, kokkuvõttes siis vastus selline, et noh, et laenu ei maksa nagu võtta, aga vaikselt minna, arvestades nagu enda olukorda, et mis kõik võimalik on, et kes iganes on nagu juba pereinimene, siis tal on ühed võimalused, kes on nagu noor inimene võib-olla ülikoolis või alustab tööteekonda, et tal on teised võimalused, et lihtsalt hakata kuskilt minema ja peaasi, et see järjepidevus ja huvi on olemas ja siis jälgida mõlemat poolt, et kus see raha nagu ära kaob ja kus teda võiks nagu natuke rohkem juurde ka tulla. Võib-olla see mõte ka, et ega süües kasvab isu, et kui sa alustadki nagu 20 euroga, siis õige pea sa nagu hakkad leidma juba isegi mingit suurt kulu ja tulutabelit pidamata neid võimalusi, kuidas nagu, et tahaks nagu 25 või no prooviks ikka 30-ga. Et noh, see tuleb, aga oluline jah, on see järjepidevus, et sa jääd sinna rattasse. Ja no eks on, eesmärk on ka mõelda, et mille jaoks sa tahad seda rohkem raha saada, on ju, et võib-olla sa tahad, ma ei tea, lastega koos aega veeta, aga selle asemel sa lähed, võtad siis endale töö, et palgata lapsehoidja ja
ja sa oled oma lastest näiteks hoopis eemal, aga võib-olla vähendad koormust ja ei pea lapsehoidjat võtma ja talle maksma ja saad lihtsalt lapsega näiteks koos olla või et välja mõelda enda jaoks, miks sa üldse teed seda ja miks see summa nagu, kas see summa üldse oluline on. nii, aga jõuame siis, võtame teise küsimuse ka, mis läheb nüüd siis, haakub selle mõnede mõtetega, mis me siin jagasime. Et üks kuulaja tahtis väga teada väga detailselt ja tehniliselt, kuidas te oma pereraha asju haldate. ja ma loen need kõik küsimused ette, mis tal oli, et siis valige ise, kust otsast hakata vastama, et kuidas majandate, kuidas on sissetulekud ja proportsioonid, kuidas siis, mis proportsioonidest raha nii-öelda pere eelarvesse suunate, kas olete teinud elukaaslasega ühise arveldusarve, kas on 2 pangakaarti ühendatud sellega, kuhu kannate ja siis osa sissetulekutest, kuidas reisimisega, kas on eraldi fond tehtud reisieelarve kogumiseks, kuidas lahendate mõlema poole erakulud, kuidas lahendate lastekulud, kui ei ole liiga isiklik, siis mis on suurimad kuluartiklid, kas teil on kuidagi perekalender Google'is, kuidas tööasju üksteisega jagate, töö siis kalendrit nii-öelda ja selline pere rahaline ja organisatoorne pool, et kuidas te tehniliselt seda teete? ma võin alustada, meil on tehtud niimoodi, et mul on ju enda erapangakaardid, Katriinil on enda erapangakaardid ja siis meil on tehtud üks nii-öelda majapidamise konto, mille pangakaart on ka siis meil mõlemal olemas ja selle majapidamiskonto pealt siis läheb pangalaen, lastega kulutused, kommunaalkulud, kõik asjad. siis kanname iga kuu alguses sinna on ju summa, kõige suurem kulu sealt, ma arvan, et ma niimoodi ei track'i nagu Marko, sa endal track'id kulusid, aga hinnanguliselt võiks öelda, et kõige suurem kulu on pangalaen. see on vist mingi, noh nüüd on Euribor õnneks alla tulnud, et äkki oli midagi 1300 € juures. ja ma pakuks puusalt, et teine suurem kuluartikkel on nüüd toit, et viimase aja hinnatõusudega toidu ostukorv on ikkagi oluliselt kallimaks läinud. ja siis see teine pool, et see perekalender, et samamoodi, et meil on mõlemal eraldi kalendrid, aga siis kalendri siseselt on, ma ei tea, kas siis meil on mõlemal iPhone'id on iCalendriga või siis Google kalendriga on tehtud nagu jagamine, ehk siis ma ei tea, kui mul on mingid pildistamised stuudios või lokatsioonis või mis iganes, siis see on jagatud ka Katriinile ja siis tema näeb, et näed sellel päeval, sellel kuul, kellaajal olen seal pildistamas ja kui tal on mingi kohtumine, siis ta paneb enda kalendrisse, aga samamoodi on see jagatud siis mulle, et ma näen, et mida tema teeb ja siis tekibki selline, et me põhimõtteliselt omame küll eraldi kalendreid, et ma võin sinna eraldi panna mingi asja sisse, mida tal ei ole näiteks vaja teada, aga kõik, mida mul on vaja teada ja temal on vaja teada, siis me oleme need omavahel ära nagu sünkinud ja ära jaganud, et meil on kogu aeg sihuke arusaamine, et kus keegi midagi teeb ja saame seda kohe operatiivselt nagu ka näha. kuidas, Liisi, sulle? ja meil on, ma võtan selle kalendri teema kohe, et meil on ka samamoodi, et meil on ühine Google'i kalender, kuhu me topime kõik asjad sisse ja et meil on 3 last, kellest siis 2 liiguvad väga palju iseseisvalt, siis see võib-olla algne vajadus ühiskalendri järgi saigi hoopis alguse sealt, et kuule, et mis kell see viiulitund oli või kes peab kuhu trenni minema ja kas see trenn nüüd toimub täna nagu ühes asukohas või teises asukohas. et see oli see esmane vajadus, aga siis hakkas sinna tekkima ka kõiki teisi asju ja hetkel see on nagu see kalendri korras hoidmine, et see on nagu kogu pere nagu vaimse tervise huvides nagu väga-väga oluline, et seda enam, et meil on kuidagi nii palju neid siukseid muutusi, et nüüd septembriga, kui lapsed jälle kooli läksid või et mina läksin tööle ja mul mees läks tööle ja siis proovime sedakaudu nagu jagada neid asju. See ei tööta ideaalselt, sellepärast et meil on mõlemal on nagu oma Outlooki kalendrid ja me ei saa neid sünkida, nii et me lihtsalt nagu dubleerime eraldi Google'i kalendrisse. Võib-olla keegi teab, et kuidas saab neid asju kuidagi ühildada, aga igal juhul me ei ole nagu üles leidnud, et see on veits sihuke jama koht praegu, aga noh, okei, elab üle, on ju.
mis puutub pere ja rahaasjadesse, siis me oleme ka need piinlikud Exceli pidajad jätkuvalt. Mina alustasin oma Exceliga aastal 2010, nüüd on 2025 kätte jõudnud, et 15 aastat. Ja kui ma nagu peale vaatan, siis suurimad kulugrupid täpselt nii nagu Jake ütles, on ikkagi see laen ja kommunaalid, mis on siis nagu nii-öelda kodu, et oleks katus pea kohal. Ja siis toidukulud, vaatangi siin keskmine on tõusnud siia 650 kanti, et ossa pagan, et korralik ikkagi. Ja kuidas me seda nagu kulude asja siis jagame, meil on mõlemal oma pangakaart, meil mingisuguseid ühiseid pangakaarte ja asju ei ole, et see on võib-olla ka niisugune harjumuse teema, et kuna me nagunii iga jumala kuu paneme kõik asjad kirja, siis meil on see ülevaade olemas ja et ei ole nagu vaja mingeid ühiseid pangakaarte teha, et me nagu ei ole kuidagi isegi nagu arutanud seda, et ei ole nagu teemaks tulnud. Pigem praegu on lihtsalt see, et on see nagu ühisjälgimine ja kõik need mingid isiklikud kulud, mul ei ole eraldi nagu mingit rahapotti, et see on see pott, mille eest Liisi saab tosse osta, et seda mul ei ole. See läheb nagu üldkuludest, kui nagu kusagil hakkab nagu ilgelt kärisema või kuidagi teisele hakkab tunduma, et mis suured summad siin on, et siis me nagu põhjendame üksteisele. Ja ma tean, et kui ma teen nagu midagi eriti nõmedat või kui ma teeksin midagi eriti nõmedat, et siis ma pean Mihklile põhjendama ja see ei lõpe hästi. Nii et see on mõnes mõttes selline tore kontrollimehhanism, et miks ma nagu mingi eriti suuri lollusi ei ole kunagi teinud. Ise nagu endal on ju ka mingi sisemine kompass ja ma arvan, et temal toimib nagu samamoodi. Mis ma veel tahtsin öelda nende pere rahaasjade nagu jälgimise ja kõige selle kohta, võib-olla see, et kui nagu inimesed alustavad ja küsivad, et no nii, et me oleme mõlemad 35 on ju sama vanad kui teie olete, me nüüd mõtlesime ka, et tahaks hakata jälgima mingisuguseid asju, et siis mis on nagu see keeruline koht on see, et kas sa nagu päriselt nagu panedki nagu iga jumala kuu lõpus või alguses või 3 korda kuus või vahet ei ole, mis sagedusega seda teed, aga nagu võtadki nagu pangakonto ette ja siis dešifreerid nagu sealt, et nagu mis seal siis nagu on. Jah, me teemegi seda, aga see on ka seesama harjumus, mida me oleme nagu juurutanud juba kaua ja see on nagu, see ei võta tegelikult palju aega, see pigem nagu võtab selle, et sa nagu iseendaga teed selle kokkuleppe, et nüüd, kui september lõpeb, et siis umbes mingi 2.–3. oktoober ma korra istun arvuti taha, see läheb mul mingi, ma ei tea, maks mingi 10 minti või 15 minutit. Ja kui ma tean nagu oma peas, et nii, ma panen selle 15 minutit sinna, et siis see kuidagi nagu lihtne ja see, et mul on nagu see ülevaade seal olemas, see kuidagi annab mulle meelerahu, kui ma seda ei tee, siis ma lähen närviliseks, sest et mul on midagi tegemata. Nii, mine istu nüüd oma 15 minutit. Kas sa kasutad selle jaoks Excelit või kasutad sa mingeid neid äppe ka, mis on tulnud? Ma olen proovinud igasuguseid äppe, võib-olla pigem selle huvides, et kui keegi küsib koolitusel või kusagil, et ma oskaks nagu soovitada, et mina olen proovinud seda teist või kolmandat. Mulle MyFinancier väga meeldis, aga mis mulle selle juures ei meeldinud, on see, et Mihkel on teinud meile nii vinge Exceli, kus on igasugused, saad seal sisse tõmmata asju ja ühesõnaga, kuna see on nagu tema ampluaa, tema tahab kohutavalt tegeleda numbrite ja andmebaaside ja igasuguste taoliste asjadega, siis see on see koht, kus mina ei vaidle ja mida iganes ta välja mõtleb, siis nii me teeme. Et aga MyFinancier oli selline, mida ma tõesti nagu kaalusin, et kuidas ma suudaks nagu talle maha müüa, siis ta lõpuks ütles, et on nii palju vaeva näinud oma Exceliga, et ei, me ei tee seda. Marko, kuidas te teete? Vist on nagu välja kujunenud ikkagi selline hea tava, mulle tundub, või enam-vähem, aga meil on mõlemal endal oma need kontod siis erakulude jaoks, siis on üks ühine, tegelikult on 2 ühist pangakontot on nagu perekulude jaoks, kus mõlemal on need pangakaardid ja me siis kanname sinna regulaarselt nagu mõlemad raha peale ja kõik pereasjad lähevad nagu nende perekontode pealt. Et siis miks 2 tükki ongi see, et üks on nagu igapäevasteks kulutusteks ja teine tekkis selle ühise laenu, kui mingisse panka laenu teed, siis pead seal konto olema, on ju. Et siis maksame seda ühist laenu tolle konto pealt ja põhimõtteliselt ma pean siis 2 eelarvet ise, et mul on see enda eelarve või on enda nagu personaalne, mis läheb minu erakulude teema ja siis teine on see, et ma kirjutan üles kõik neid pere eelarve asju, ehk et seda sama asja, mida Liis ütles, et kas me tõesti teeme seda, siis jah, tõesti teen ja teen ka 2 korda põhimõtteliselt 2 eraldi asja jaoks. Topelt.
vähe Ja- sellest, et teeb ühe korra, teeb isegi 2. ja samamoodi siis, ma ei teagi nüüd, 13 aasta jookseb, et need kõik asjad ümber kirjutada, võtangi pangakonto väljavõtte, CSV, siis kopeerin sealt 4 veergu nagu ümber enda sinna Exceli tabel või sinna spreadsheet'i, kuupäev, kulusumma, kuluselgitus ja seal on üks rida veel mingi noh, et mis kaardi pealt see läks või mingi selline info on seal ka veel, et saada täpselt teada, mis kulu see oli. Ja siis ma kategoriseerin kõik need ära 10 kulukategooria vahel, olen seadnud endale või noh, meile perele 10 kulukategooriat ja siis ma iga kulu siis jagan vastavalt kategooriasse ja siis mul tekib niimoodi sellesse ühe spreadsheetis on siis nagu 12 kuud, kus on iga kuu eelarve ja siis ta võtab need 12 kuud kokku ja näitab mulle üldülevaate aasta jooksul ka ära. Arvutab välja see aasta. Kuu keskmised. Kuu keskmised ja aasta keskmised ja arvutabki välja siis kuude kulud kokku, säästud kokku, säästuprotsendi ja see arvutab ja siis tulud kokku ka samamoodi on ju ja siis veel kvartaalselt nagu annab selle protsendiklubid ja kõik asjad ja siis jagab aasta keskmised kulukategooriate kaupa ka, et ma näeksin, kui palju läks, et niimoodi siis vaatame, siis me enamasti, kui ma sisse kannan asju, siis iga kuu mul tekib siis 3 küsimust enam-vähem, sest alati on mingi kulu, mida kas ei mäleta või nagu on mingi imelik kulu, mida võib-olla oleks me tegema, siis me alati arutame seda, aga muidu suurem koosolek on nagu aasta lõpus või uue aasta alguses, et kuuled, et vaatame korraks peale eelmisel aastal, mis me siit näeme nagu, mis välja jookseb, mida peaks muutma. Kõige suurem kulukategooria on ka kodukulutused kokkuvõttes, aga ma julgen neid numbreid öelda, need on mitu korda suuremad kui Jake mainis veel, et selles suhtes on piinlik. Ja siis on perekulud on, noh, meil on perekuludes on, noh, see on päris suur summa, aga maksame pere või selle laste kooli eest ka nagu päris arvestatavalt hetkel. Ja noh, paratamatult on nagu mingi reisimise kulu ka üsna suur. Aga mitte midagi sellist, mida me nagu ei oleks otsustanud. Et pigem ongi see, et me nagu teadlikult oleme need valikud teinud nagu. Aga kas sa mäletad, mis teil viimasel nii-öelda sellel suuremal koosolekul siis muudatusena ette võtsite või mis silma jäi? No üks koosolek oli jah, siis kui me olime, noh, et kui sa muudad nagu midagi väga palju elus, siis on suht raske kohe nagu näpu peale panna, et kuidas, aga ütleme, et me vaatasime eelarvele otsa ja siis saime aru, et mõtlesime, et päris nagu palju raha kulub, et kas saaks kuidagi vähem, et kuidagi vanasti mäletan, et kulus vähem. Miks nüüd nii palju kulub, et kas tõesti oleme elustiili nagu nii palju laiendanud, et või mitte. Ja saime aru, et 3 asja, kuhu siis kulus oli number 1. Okei, mitte kuhu kulus, vaid kus saaks üldse maha võtta nagu. Et oli number 1 oli reisimine. See on hästi suur nagu kulu tavaliselt, kui suure perega käid ja tahad pikalt olla kuskile, ma ei teagi, mugavalt ennast tunda ka seal on ju, et siis läheb suht palju raha, et siis otsustasime, et kas me tahame reisiarvelt kokku hoida või mitte. Aga kas, sorry, ma korra segan vahele, et kas reisimise all, ütleme, et kui te lähete reisile on ju, ma eeldan, et siin lähevad lennupiletid alla, aga kui te nüüd koha peal sööte, kas see läheb teil toidukulu alla või see läheb ka reisimise alla või? Enamasti lähevad lennupiletid ja majutused lähevad juurde, sest sa maksad ju samal ajal oma kodu eest niikuinii on ju. Ja siis toidukulud enamasti, ma vist olen pannud lihtsalt tavaliste toidukategooriate alla, et noh, ma sööksin igal pool umbes samamoodi, et selles mõttes seda ma eraldi ei vaata, aga igast piletid on ju. Meie näiteks paneme reisimise alla ja see nagu veits tekitab nagu seda probleemi, et kuidas nagu hiljem aru saada, et mingil kuul, kuna me reisime näiteks sügiseti 3 nädala kaupa. Et toidu eelarvet ei ole. Et siis järsku on nagu toidukulud ühes kuus on nagu 200. Mis toimub? Aga noh, sa ise nagu siis jätadki nagu kuklasse nagu sellepärast, et meie näiteks, kui me reisime, siis me sööme hästi palju rohkem väljas, kui me seda tavaliselt teeme. Ja see nagu mõjutab päris oluliselt. Pluss, et ma tahaks nagu teada ka, et mis see meie reisimine nagu maksab ja nagu ei ole hea nagu jälgida, et kui me käisime 4 nädalat olime Itaalias, et see reis läks kokku maksma mingi 6000 või 7000 või midagi taolist ja kui me järgmine aasta olime siis 2 nädalat Hispaanias, et see oli nagu väga-väga palju märgatavalt nagu väiksem summa. Et kas see tuleneb ainult sellest, et mitu nädalat või siis nagu, et riikidel on ju ka erinev hinnatase.
jah, et ma ise jah, olen nagu siia-sinna pannud, aga ma kokkuvõttes sain aru, et nagu söömine ei ole üldse nagu väga suur argument nagu meie pere eelarves, et me võime nagu meeletult vaeva näha. noh, et sa pead ikka väga palju vaeva nägema, et seal mingi valida neid ühte makaroni teise asemel või noh, mingit asja ja okei, ärme kala sööme, et noh, aga kokkuvõttes sa lõikad endale näppu, et me saime aru, et ärme siis nagu seda toiduasja nagu väga näpime, et noh, väljas söömine niikuinii proovime mõistlikult teha. et iga päev me ei telli, pole aasta aega vist põhimõtteliselt toitu tellinud äpist nagu, et meil ei ole nagu mingit väljakutset seal, et saime ka aru jah, et see reisimine on üks otsus nagu, kas sa reisid või mitte. üks aasta proovisime, et ei reisi väga palju. järgmine aasta saime aru, et väga vale otsus oli et mingi must masendus oli peal, et ikka peaks rohkem reisima. ja teine asi oli siis lapsehoidja-kulu nagu, mis väikelaste vanematel ongi, võrdub sellega, et kui palju sul oma aega on nagu siis kahekesi veeta. saime aru, et ei, see oma aeg on ka piisavalt tähtis, et oleme näinud ka päris palju tuttavate peresid, kes ei võta seda oma aega ja lõppkokkuvõttes pole perekonda enam, on ju, pärast minnakse lihtsalt lahku, on ju. et me oleme nõus investeerima selle mingi summa nagu, et saame ise kahekesi kuskil käia ja teha. ja lõpuks saime ka aru, et okei, et kõik need asjad on nagu põhjendatud, et siit saab nagu siia-sinna nagu muuta midagi, aga suures pildis nii ongi. ja siis jõudsime sinna, et ja, et tegelikult võiks sissetulekut suurendada. aga see mõtteprotsess ongi täpselt läbi käinud selle, et me teame täpselt, mis kulud on, kas need on põhjendatud olnud, kas me tahame sellist elustiili elada ja siis otsustada, et okei, et kas siis võiks nagu natuke sissetulekute suurendamisele rõhku panna, mis see täpselt tähendab. ega väga palju ei tähendagi, on lihtsalt see, et endale teadmiseks, et ei saa noh, tööluusiga teha, et tuleks nagu tööle ka aega panna, et siis äkki tuleb sealt ka tulemust, on ju. kusjuures meil oli kunagi nii, et see oli vist aastal mingi 2018 või 2019, kus mina ajasin hullult sente lõhki, et noh, saaks ikka hullult palju investeerida ja mul oli kuidagi nii kõrge sihuke, ma olin väga-väga nagu haibi tipus, ütleme nii. sul oli see lisainvesteerimissilm tekkinud siia juurde? jaa, täiega. Ma olin ikka noh, selles mõttes, et ma pidasin eraldi tabelit toidukulude kohta, et kui palju läheb piimatoodetele, palju läheb mingitele puu- ja juurviljadele. ühesõnaga, ma panin täiega üle, onju, aga noh, pole hullu, see on läbi käidud etapp. ja mis siis oli, käisime reisimas ja olime restoranis niiviisi, et Mihkel pani laua kinni ja ta maksis 20 eurot selle eest, et ta pani laua kinni ja ma olin, issand, 20 eurot praegu portfellist läks kaotsi ja ma olin jumala kuri ta peale, mis asja, mida sa mõtlesid. aga noh, tõepoolest, et see oli hullult ülerahvastatud koht ja me olime nii kesklinnas ja midagi nagu teha ka tegelikult ei olnud. ja siis oli küsimus, et kas me tellime magustoitu ja mul oli mingi, sa maksid 20 eurot laua eest, mis magustoitu, nalja teed või? ja siis ta ütles mulle, et kui sa vaatad kunagi tagasi sellele reisile ja mõtled selle peale, et me kulutasime 20 eurot rohkem või noh, nüüd tellime magustoidu, siis 30 eurot rohkem, siis kas sa päriselt mäletad seda, kas meil on päriselt vahet, et kas see reis maksis nagu 2500 eurot või 2550 eurot? ei ole vahet, nagu come on, istu siin ja naudi, jah, me võtame magustoitu ja mul on siiamaani meeles, et see tiramisu oli hullult hea, nagu hullult hea tiramisu. see oli sellepärast parem veel, ma arvan, selle loo pärast ma mäletan umbes sarnast asja, ma ei tea, võib-olla Jake'il on ka üks lugu pärast, aga mul on see, et olime Cateriniga, kus me olime, Nitsas, siis läksime sööma mingisse pastarestorani, keegi soovitas. ja siis istume maha ja vaatame, et pasta hindasid nagu, no see ilmselt oli nagu üks paremaid kohtasid seal, aga see maksis, see oli juba mitu aastat tagasi, aga maksis 50 euroni maksis või 50-60 euri maksis üks pasta nagu. lisaks veel mingi eelrooga seal ja siis mingit noh, veini kõrvale, mis iganes. ja siis ma vaatasin otsa ja reaalselt hakkas nagu valus nagu mingis mõttes nagu, et kuidas see võimalik, kuidas saab nagu pasta maksta, noh, et täna juba on võib-olla lihtsam seda kuulaja mõtleb, et mis 50 eurit, et noh, niikuinii 38 euri vaata, aga siis oli nagu ikkagi nagu Eestis ei olnud ka nagu asjad, ma ei tea, üle 20 eurot see pastat ei saanud ikkagi kuskilt nagu, siis 50 ja siis no igatahes me tellisime muidugi ära selle pasta, sõime ära, seal olime reisil ja mis iganes, et noh, nii suurt diili sellest teinud, aga lihtsalt mõtlesin, et miks mul tekib nagu selline mõte pähe, et see on nagu mingi, me oleme kahekesi 4 päevaks ilma lasteta tulime Nitsasse ja me ei jõua nagu väljas endale pastat osta, samal ajal kirjutad siin investeerimisblogi ja möllad, on ju. ja siis mul tuli meelde, et jaa, eelmine kuu
lendas see mingi krüptoportfellist mingi 40 000 euri õhku ja sellest oli juba suhteliselt nagu ükskõik. Et see oli nagu riskihaldusega kõik paigas ja kõik oli nagu välja arvutatud, et tõesti portfellist mingi 10 kilo nagu silmapilkselt ära kaotada on palju lihtsam kui kahekesi. maksta pasta eest Ja 50 euri. kahekesi tekitada endale üks hea mälestus mingist heast söögikohast, saada hea elamus nagu, et kui hea elamus mul sellest mingist krüptoinvesteeringust jäi. Et siis pärast seda kõik toiduelamused, mis me teinud oleme, on olnud by default põhjendatud nagu. Enam ma kunagi ei mõtle selle peale, et see maksis liiga palju, ma mõtlen alati selle peale, et kui see rohkem ei maksnud kui see krüptokogemus, siis on kõik fine nagu. ja mul päris sellist kogemust veel ei ole, et ma tunnen ise, et mul lihtsalt vaikselt nagu on mugavam olnud väljas söömised, asjad, et siin pigem, ma ei tea, 5-7 aastat tagasi pigem ma olin sihuke, et pigem ma ei lähegi välja sööma, sest et vaja on raha koguda portfelli jaoks ja ei ole, et võib-olla minu jaoks kõige suurem nagu muudatus oli siis, kui me hakkasime maja ehitama, et ma pidin portfellist raha välja võtma, et maja ostu, sissemaksu ja ehituse peale raha panna, et siis ma mäletan, et mul oli päris pikalt, mitu nädalat oli dilemma, et kuidas ma nüüd, ma olen kogunud ja teeninud ja nüüd ma võtan raha välja, et ja ma näen portfellis nagu väiksemaid numbreid, pean raporteerima väiksemaid numbreid, et kuidas ma seda saan teha. Aga siis ma lõpuks jõudsin enda jaoks nagu arusaamisele, et kas need numbrid tegelikult on lihtsalt, need on lihtsalt numbrid, et lõpuks ju sa teedki ju seda sellepärast, et oma elu nagu parandada ja kodu ostmine ja kodus olamine ju on ju tegelikult see on see eesmärk, milleks sa seda teed kõike. Ja siis kuidagi, kui ma selleni arusaamiseni jõudsin, siis oli nagu mugavam teha, et eks ta on samamoodi, et sa käid söömas ja tead, et sa oled ju teeninud ja nagu tahadki elada ja kogeda, et siis on see mõistlik ja väärt. Mul on viimasel ajal tuleb meelde üks asi veel, mis me arutanud oleme siin Katariiniga, et mingi pulmapidamise plaanid on ja siis mõtleme, et kus see nagu, et nii kalliks on läinud, et kus see raha tuleb, et ei saa pidada, sest raha ei ole. Siis samas lähed uuendad oma seda portfellihalduri või seda portfello nagu seda ja siis vaatad, et mul istub seal näiteks mingi Ignitise aktsia nagu, et kumb on elus tähtsam, kas see, et see Ignitise aktsia seal ikka püsiks või see, et nagu saaks näiteks pulma ära korraldada, on ju. Siis mõtlesin, et okei, et ma ütleks ausalt, et tegelikult see Ignitise aktsia nii tähtis võib-olla ei ole. aga lihtsalt vaata, see lähed nii sinna jänesurgu oma nagu, oma mingi kiiksudega nagu, et hea on vahepeal välja zoomida. Ja elama ikka peab ka, et see ongi ju see, mille jaoks see portfell on nagu mõeldud ja meil on siin selline ikkagi viimase 2 aasta jooksul on olnud selline periood, kus kas üks töötab või teine töötab või üldse mõlemad ei tööta või kuidagi ja see on nii õpetlik olnud juba nagu see selles mõttes, et kuidas sa nagu oma aega kasutad. Näiteks praegu, kui ma käin tööl, siis need mingi 5-10 minutit nagu silmade puhkamise pausid, ma lähen aeda ja ma tõmban paar umbrohuliblet siit ja sealt välja, mu aed on jumala korras nagu. Siis, kui ma kodus olin, kui ma tööl ei käinud, ma never ei viitsinud sellega tegeleda, tundus, et homme on ka aega, järgmine nädal, küll ma jõuan. Kogu aeg oli selline mõtteviis ja nüüd on nagu, ma saan nii palju asju rohkem tehtud, sest et ma lihtsalt tean, et aega on nii vähe, planeeri, tee nagu oma asjad ära nagu kuidagi hoopis teine ja rahadega nagu samamoodi, et see olukord, kus sa pead võtma portfellist raha, et osta nagu järgmise reisi lennupiletid, siis nagu jah, aga selle jaoks see portfell ongi. Me oleme hullult palju viimasel ajal, ma ei tea, suve algusest saadik nagu omavahel arutanud, kui minul on nagu veel on nagu raske natukene, et kuidas ma siis nüüd, siis Mihkel on juba üsna siuke, et kuule, et jolo ja mingi elame ka ja come on, et reisile ikka tahaks minna ja et see on ka laste hariduse mõttes nagu ikkagi tegelikult oluline asi. Ja, et tekib selline trust the process, tunne mingi hetk, kui oled piisavalt kaua juba investeerinud. Jah. Ja see, et nagu portfell on tegelikult selle sama nagu perioodi jooksul, ta on nagu jäänud võrdlemisi nagu samale tasemele, et see on ära tõestatud, et jah, meil ongi nagu see finantsvabadus, me teeme samal ajal mingit remonti või reisime või nagu asju, mis meile meeldivad ja nagu kõik on hästi, nagu vaata neid numbreid, Liisi, kõik on hästi, aga psühholoogiliselt see on ikkagi natuke siuke, et aga kuidas ma siis nüüd hingame. Okei, aga see on siis selleks korraks kõik. Mulle tänud teile mõnusat aruteludest, ma ei tea, kas me
kuulajate küsimusi väga detailselt vastasime, aga vähemalt saime kõvasti memuaare rääkida siin, nii et loodan, et oli huvitav ja järgmine kord jälle. Ja andke tagasisidet ka, et kuidas oli või millest me veel võiks rääkida. Ja kindlasti on see link olemas, et saatke oma küsimusi, lugusid, et väga huvitav on lugeda neid ja diskuteerida. Paneme podcasti alla selle lingi, et pange oma küsimus sinna kirja, siis saame nendel teemadel rääkida. Ja, äge. Tšau. Tšau. Tšau.